Ühel varasel hommikutunnil, kui päike polnud veel tõusnud ja enamik loomi magas, kuuldus Õunaoru talu õuel imelikke hääli. Liginat ja loginat, pliginat ja plaginat, riginat ja raginat. Keegi oli salamahti kitsed aedikust välja lasknud. Talu suurimad söödikud kablutasid mööda õue ringi, otsisid suupoolist ja panid nahka kõik, mis ette jäi. Nad vehkisid sisse hobuse kaerad, tegid tühjaks terve seaküna ja mekutasid koguni maast kanade teri. Kui teised loomad virgusid ja läksid hommikuainet võtma, selgus, et toit on otsas. Mitte kellegil polnud aga õrna aimugi, kes ja miks kitseda värava paokile jättis. Peremehel oli kõvasti tegemist, et täissöönud paharetti kinni püüda ja tagasi aedikusse ajada. Kui siga kuulis, mis oli juhtunud, otsustas ta, et selgitab välja, kes kitsed lahti laskis. Jätke see minu oleks, kuulutas siga. Mina kui tuntud detektiiv viin läbi juurdluse ja et kõik oleks nagu päris, võtan kõigilt ka ütlused. Esimene, keda siga küsitles, oli lammas. Kodanik Lammas, kas see on teie õige nimi? Alustas siga tähtsalt. Kas olite täna hommikul kuriteopaiga lähedal ja kas teie lasite kitsed nende aedikust välja? Ära räägi rumalusi, vastas Lammas. Muidugi mitte. Sa ju ise nägid mind hommikul, kui käisid maad tuhnimas ja seeni otsimas. Huvitav, lausus siga, kes püüdis käituda nagu tõeline detektiiv. See võib olla oluline vihje. Järgmiseks suundus siga tarandikus igavlevate kitsede juurde. Meie ei näinud midagi, ühmas vanakits. Tõusime varakult ja avastasime, et värav on irvakil. Siis läksime ja sõime teiste loomade toitu. See maitses imehästi. Siga märkas, et kitseaia taba oli roostes ja logises, nii et küllap polnud väravat just raske lahti lükata. Kus te täna hommikul viibisite? Küsis siga kanalt. Olin talvuõuel kitsede aediku lähedal, vastas kana. Kas sa siis ei mäleta, et ma sind tervitasin? Tuhnisid seal maad ja otsisid seeni. Jaa, lausus siga. See on tõsi. Tähendab, et teie olite otse kuriteopaigal. Kana mõõtis ise hakanud uurijat pika pilguga ja ainult ohkas sügavalt. Siis pöördus siga koera poole. Teid on täna varahommikul nähtud Õunaoru õuel liikumas. Kas teie avasite kitsede värava? Ei avanud, vastas koer. Ma valmistusin koos peremehega lambaid karjamaale ajama. Muidugi, sõnas siga. Järelikult võivad peremees ja perenäine anda tunnistusi, mis aitavad meil juhtumit lahendada. Siga hiilis maja juurde. Köögiuks oli lahti ning pererahvas istus laua taga ja ajas juttu. Detektiiv kikitas kõrvu. Ütle, mismoodi kitsed välja pääsesid? Kole raske oli neid tarandiku tagasi ajada. Vaata, nad närisid isegi mu püksisääred katki, rääkis peremees. Perenäine kihistas naerda. Äkki märkas peremees ukse lävel siga. Loomad tuppa ei tule, ütles ta rangelt ja ajas uudistaja eemale. Siga jooksis kiunudes õue poole ja oli väga erutatud. Leidsin veel ühe niidiotsa, pomises ta endamisi. Tundub, et ongi kogu vajalik tõendusmaterjal käes. Ta kutsus kõik loomad lauta ja kuulutas. Teid on täna palutud siia selleks, et teatavaks teha juurdluse üksikasjad. Süüdlane on leitud. Loomad vahetasid pilke ja muigasid. Aga et mitte ebaviisakad olla, ootasid nad kannatlikult, mida kuulsal uurijal öelda on. Mis siis tegelikult juhtus? Alustas siga suurejooneeliselt. Tegevusplaani pani paika koer. Oma jõudu katsudes lükkas hobune kitseaia värava lahti. Kana hakkas valjusti kaagutama, et kitsed üles ärkaksid. Lambad utsitasid kitsi tagant, et need õuele jookseksid. Kogu vandenõu eesmärgiks oli, et hobuse vanad kuivanud kaerad ära söödaks
ja nende asemel toodakse värskeid mahlaseid porgandeid. Loomad olid hetke hiirvait, pahvatasid siis ohjeldamatult naerma ja hüüdsid üheskoos. Rumalus, see on võimatu! Ma ju ütlesin, et ma ei olnud seal, itsitas lammas. Mina aga ei saa üldse valjusti kaagutadagi, märkis kana. Ära unusta, et värav ei olnud sugugi jõuga lahti lükatud, tuletas hobune seale meelde. Ja mina pole nii nutikas, et selliseid plaane välja haududa, võttis koer jutu kokku. Olgu peale, jätkas siga. Tähendab, kogu juhtum pole veel lahendatud ja tõe väljaselgitamine kestab. Muidugi, sekkus nüüd lammas. Tundub, et sa oled kedagi kahe silma vahele jätnud. Ei usu, ütles siga. Küsitlesin siin talus kõiki. Kuule, siga, sina ärkasid ju esimesena. Ma ise nägin, loksus kana. Jah, sa käisid tuhnimas ja maitsvaid seeni otsimas, täpsustas koer. Just sina nuuskisid kitsede tarandiku juures, lisas hobune. Kõik teadsid väga hästi, et kui siga seeni otsib, siis tuuseldab ta ringi ega pane enese ümber midagi tähele. Siga mõtles natuke. Jah, tuleb meelde küll, et üks huvitav seen oli peidus otse kitseaia all. Logistasin ja kangutasin väravat nii kaua, kuni selle lõpuks kätte sain. Sõin seene ära ja läksin uuesti magama. Täiesti võimalik, et suure logistamise peale andis taba järele ja värav vajus irvakile. Ah, siis minu pärast see kõik juhtuski. Vaene siga oli löödud ja tundis end väga näruselt, aga teised loomad ei pannud talle eksimust pahaks, vaid ütlesid. Nüüd on vähemalt selge, kes kitsed välja laskis.